No millise mulje on haldusreform Kagu-Eesti maakondades seni jätnud? No, ma julgen täna öelda, et vaatamata sellele, et see seadus ei ole veel Riigikogus vastu võetud, reform on tegelikult käivitunud ja siit enam tagasiteed ei ole. Ja ma olen täitsa kindel, et Riigikogus me selle oma osa rehkendusest teeme ka jaanipäevaks kindlasti ära, nii et see seaduslik alus või baas saab ka olema. Et kui siiani on mõni veel arvanud, et vaatame, ootame seadused ära ja siis hakkame tegema, siis seda ei ole enam mõtet oodata, tuleb ikka ise mõelda, et kuidas oma piirkonnas kõige mõistlikumad asju korraldada. No, ma olen ise ju olnud Räpina linna ja valla ühinemisega väga otseselt seotud ja oma jälje on mul õnnestunud jätta ka Põlva linna ja valla ühinemisse. Nii et ma saan ja julgen siinkohal öelda, et mitte mingisugust põhjust haldusreformi ja nende muutuste ees sellist hirmu tunda kindlasti pole. Et seda tuleb võtta pigem sellise võimalusena asjad korra uuesti läbi mõelda ja teha siis selline omavalitsuse korraldus, mis jääks kestma aastakümneteks. See reform ilmselt on, et kuigi me võime mõelda, et teeme ühe osa ära ja siis hakkame edasi mõtlema, siis nagu praegu on protsessid näidanud, et see muutus on niivõrd tõsine, et seda järgmist osa ettevalmistama hakata nii väga kerge ei ole. Nii et see jääb ilmselt päris pikkadeks aastateks, mis me praegu teeme. No Riigikogus on sellele haldusreformi seaduse eelnõule esitatud juba päris palju parandusettepanekuid, et mida arvata, et kui paljud neist ka seadusse sisse saavad ja millised? No tean, et seda seaduse ettevalmistades tehti ju päris tõsiselt tööd ja see kaasatus oli juba siis päris suur. See seadus ise on päris paks ja selle kaaskiri, siis seletuskiri on väga põhjalik. Loomulikult saab igat asja saab alati paremaks teha ja väikestes nüanssides on see ka kindlasti võimalik, aga väga suurt sellist muutust, põhimõtte muutust mina ei julgeks sellest seadusest enam oodata. Ja põhjus on väga lihtne, et siiamaani on see suudetud erinevate huvigruppide, erinevate poliitiliste jõuduvahel kokku leppida. Ja nüüd, kui me selle uuesti siis Riigikogus peaksime lahti võtma, täiesti nagu nullist hakkame uuesti tegema, siis ta laguneb lihtsalt koost ära. Et juba sellel põhjusel väga põhimõttelisi muutusi selle tulla ei saa, küll aga nüanssides. Et sellega ma olen täitsa päri, et nüanssides võib muutusi tulla. Mis saab maakondades, kas need lagunevad ka koost ära mõned? No, võtame ühe asja korraga. Et maakonnad kindlasti ei kao mitte kuskile. Et nüüd, mis puutub siis maavalitsusi, eks me peame vaatama siis seda, et milline see pilt on Eestis peale seda reformi. Kui peaks minema nii, et tulevadki suured omavalitsused, kas on maakonda suur, siis on pilt kindlasti üks, aga kui selline valdav saab olema selline 5000, 6000 kuni 10 000, siis on pilt hoopis erinev. Et üks viib nagu teiseni, et ootame selle ära. Küll ma tean, et juba valmistatakse ette seda järgmist etappi, erinevaid selliseid versioone on läbi mängitud, mõjusid analüüsitakse, plusse miinusid kaalutakse, nii et see on nagu teine etapp. No üks mõte on ju Võru, Põlva ja Valga maakonnast teha üks maavalitsus. Mis iseenesest on ju ka ühtepidi väga loogiline, et kui peaks tulema niimoodi, et ma arvan, et kuhu poole läheb, et Põlvas võiks olla keskuseks Räpina Põlva, Valgamaal Valga, Otepää Tõrva, Võrus on, et Võru kindlasti on ju, et kas see nüüd teist sellist head keskust on, et Võru puhul ma isegi näen, et võib-olla võiks see maakond olla selline üks, et siis tekib selline ütleme kuni 10 omavalitsust siinkandis, kindlasti mitte rohkem, et siis selle peale selline tänase maavalitsuse laadne selline organ võiks või peaks tekkima.
aga kui peaks tekkima niimoodi, et on 3 maakonda, igaüks moodustab omavalitsuse, siis on jälle küsimus, et kas selle jaoks siis on tarvis või kuidas saavad. Aga maakonnad kindlasti jäävad, Võrumaa jääb, Põlvamaa ja Valgamaa jääb.